Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tere head tennissõbrad! Australian Open eestlannade jaoks, Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi jaoks paraku on lõppenud. On lõppenud siis teises ringis Anetti ja esimeses ringis Kaia jaoks. Miks ja kuidas nii läks, sellega hetkel arutama hakkame Toomas Kuumaga. Tere varahommikut sulle! Tere varahommikut! No kõigepealt kokkuvõttes selline tunne, kuidas meie naistel läks? No meil piisab pöörduda meie eelmise podcasti poole, et selle järgi võttes ei läinud hästi. See on nagu üks moment, aga jah, ütleme, kui oleks nüüd ikkagi tagasi tulnud selle nii prognoosi või selle tunnetuse järgi, et kuidas oleks läinud, siis jah, et Kaia Kanepi kukuks välja nii-öelda kohe avaringis, ikkagi oleks oodanud ja Anetti puhul me tegelikult ka mainisime, et Magdalinett on talle ebamugav vastane, ütleme nii statistika järgi ka, et vist praegune seis nüüd läbi aega, et on vist 3-5 nüüd tema kahjuks. Et see oli nagu üks moment, ohumoment, aga iseenesest, kui võtta tervikuna nagu tabelit potentsiaalselt, siis et selles mõttes jah, ei õnnestunud see turniir paraku. No rääkides kõige värskemast tulemusest, siis Anett Kontaveit hakkas küll väga kõvasti vastu Magdalinettile, maailma 45. reketile. Anett ise on hetkel 19, aga kaotus 6-3, 3-6, 4-6. Niipidi siis tuli ikkagi vastu võtta ja mänguaeg 1 tund ja 53 minutit. Näitab see statistikaportaal, kus mina vaatan, et minutid võivad siia-sinna kõikuda, olenevalt kust inimesed vaatavad, aga konkreetselt sellest mängust rääkides, siis kuidas sulle, Toomas, tundus, et milles see mäng kinni oli? Ma võtaksin nagu üldisemalt selle asja, et ma usun, et ikkagi see, et viimastel kuudel on, võtame kokkuvõtlikult siis, et Anett Kontaveidil on ikkagi mängupraktikat vähe olnud. Ikkagi kokkuvõttes ja see oli üks moment, sest et iseenesest oli selline, ma peaks ütlema, natuke nagu isegi kummaline mäng. Oota, Riho, ma korraks ütlen, Riho on meil ka liitunud. Riho, kui sa saad, siis lülita oma mikrofon välja, sest me kuuleme automüra. Nii, Toomas võib oma mõttega jätkata. Et selles mõttes nagu natuke kummaline mäng, et ei saa ju öelda, et nüüd nagu Anett ei oleks võidelnud ja et oleks nagu tervikuna kogu mängu võttes, et nagu justkui oleks nagu võib-olla halvasti mänginud, aga seal oli ikkagi 2 sellist nagu tumedat perioodi selles mängus, et vastane oli ikka suhteliselt ikka nagu ühtlane kogu mängu, et seal olid võib-olla mingid hetked, kus ta seal eksis küll, võib-olla mõne eksimuse tegi, aga üldiselt nagu, et vastane lihtsalt oli ühtlane kogu kohtumine ja Anett Kontaveidil oli siis seda kõikuvust ja see oli siis loomulikult väga lihtne ka seis mõnes mõttes peegeldab võib-olla seda, et teises setis siis, ma ütleksin, oli seal siis, kui ma eksin seal 1-3 peal, kui jäi 1-3 ja Anett taha, tegelikult ta oli ju ise seti ja murdega peal ja tundus, et ta läks väga hea sellise enesetundega teist setti alustama, et sellist tunnet küll ei olnud, et nagu oleks justkui ikkagi, et ta nagu ju tegelikult olekult oli ju nagu lõpuni ikkagi suht nagu rahulik, aga jah, otsustavas setis siis tekkis selline, ma isegi ei tea, kuidas see võidetud, kaotatud punktide suhe seal oli, aga kui ta 1-5 taha jäi, siis seal oli vist ikkagi see nagu tume periood, aga tuli ilusti sinna 3-4-5 järgi ja olek oli selline, et ma vaatasin, et jäi selline mulje, et nüüd ta nagu on just sellise nagu ikkagi suutis ennast nagu koguda või sellest kontsentreeruda hästi ja isegi kontrollist hästi mängu, aga muidugi see lihtsalt see edu oli liiga käest lastud, et see seisul 4-5 siis vastane lihtsalt, ütleme tõesti servis hästi ka viimases game'is ja kuidagi jah, läks nagu läks, aga ma ütlen, et tervikuna võtad, siis ei saa öelda, et Anett oleks võib-olla väga kehvasti mänginud. Seal olid näitajad ka minu arust, et suht lähedased need äralöökide ja lihtvigade näitajad olid suhteliselt vist... Jaa, Kaial, vabandust, Anettil 28, Magdalinettil 30 ja lihtvead siis 37 ja 35, et sealt ei saa nagu otseselt välja tuua, et nendes oleks asi olnud. Ma korra veel tulen seal ühe mängu elemendi peale välja, et Magdalinett mulle jäi vähemalt nii mälupildi järgi, et ikkagi selline vara hommikuse kellaaeg
et eks seda meelest natuke kokkuvõtteid neid vaadata, aga noh, alati on huvi neid mänge vaadata, et näiteks esimesse kasti on väga lihtne kombinatsioon ja nagu toimis hästi vastasel, et ta servis sealt väljakult välja, üks nagu lihtsamad kombinatsioonid ja võib-olla natuke löögipikkust õnnestus nagu hoida ja tegelikult üks võti oli see, et kes nagu pallivahetuses suutis initsiatiivi võtta, siis see oli hästi oluline ja samas nagu jäi mulje mänguliselt, et Anett, kui ta võitis punkti, siis ta nagu pidi nagu rohkem lööke tegema, et kui ta sai pallivahetus initsiatiivi, siis tal oli nagu vaja paar lööki rohkem teha kui vastasel, kui ta võitis punkti ja teisipidi oli vastane nagu kaitsepositsioonil väga hea, et päris palju pikki rallisid, mis läksid siis lõpuks ikkagi Polatari kasuks. Et jah, ma võtan kokku see, et vastane oli ühtlane kogu mäng. Et see oli üks moment, et nagu natuke kummaline, et ei saa öelda, et ta nagu võitles ja kokkuvõtvalt ei saa nagu väga midagi ette heita. Jah, see saldo natukene oli vist vigu, siis ma saan aru, oli natuke rohkem, siis vist oli vist nii, jah? Jaa, hästi natukene, jah. Enam-vähem tasakaalus oli, et nagu siin ka nagu ei saa öelda, et pika mängu peale nagu mingi katastroof, aga lihtsalt kaks sellist nagu auku oli, tumedat auku oli Aneti mängus. Ja Kaia Kanepist rääkides, siis tema teekond juba kahjuks lõppes teisipäeval esimeses ringis. No me siin enne saadet rääkisime, et kui 1-2 peaks esimeses ringis langema, siis see väike katastroof oleks. Langes Kaia Kanepi siis Kimberly Pirelli vastu VTA 167 ja vaba pääsmega saanud siis põhiturniirile ja kaotusnumbrid 6-3, 6-7 ja 1-6. Oli siis eduseisus teises setis 5-4, hakkas ise servima. Kaia enda mõtteid pole kahjuks kuulnud, aga Indrek Tustiti sõnade järgi hakkas talle päike paistma halva nurga alt silma ja enam ei näinud palli ja tegelikult silmnähtavalt oli ka kuumusega väiksed probleemid, oli siis 36 kraadi puhtalt viludas see kuumakraad. Märten Tamla, kes kohapeal viibib, arvas, et staadioni katlas võis seal kõrghetkel temperatuur tõusta lausa 50-ni väljaku tajutav temperatuur, et aga kokkuvõtvalt, Toomas, mis mulje jättis sulle Kaia mäng ja need põhjendused sellele võib-olla altminekule? No kindlasti see kuumus on probleem, et me teame, kuigi Kaia on ka näidanud mõnedel turniiridel, et ta on ka päris hästi sellele kuumusele vastu pidanud ja iseenesest on nagu selline üldvorm ikkagi tundus, et ta ikka piisavalt minu meelest mänge oli tal all ja kõik nagu oli selles mõttes justkui see stardipositsioon oli korralik aga tõesti ma usun, et see kuumus mängis väga suurt rolli. Ja ütleme, publik oli, seda ma vist mainisin ka meie eelmises podcastis, et ikkagi see kodupubliku ees mängimine ja seal elas vist päris palju rahvastele kaasa. Et selles mõttes, need olud kindlasti mõjutsid, aga muidugi see põhjendus, et nüüd päike hakkas silma paistma, ma ei oska öelda, et selge see, et see võib mingi nurga alt seal segada ja ka, ma ei tea, kas seal see nokkamüts oleks aidanud, aga minu meelest selle kohta tegi sellise huvitava avalduse siis Kaia endine treener Silver Karjus ETV spordisaates. Aga ma ei saa öelda, et see nüüd oleks, kas see nüüd oleks päästud, aga ma arvan, et oluline moment oli just see, et ikkagi see kuumus ikkagi mõjutas kindlasti väga palju. Ja, nagu Indrek ütles, et Kaia on juba selline mängija, et kui kuskilt enesekindluse kaotab, siis ega vastasel palju rohkem pole vaja, et see rong siis enda jaama hakata vedama ja nii ka Kimberly Pirell 3. setis 6-1 tegi. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Suuremaid üllatusi on ka juhtunud, et meil ei ole enam konkurentsis meeste seast Rafael Nadali ja tänase seisuga ei ole meil ka Casper Ruudi, mis on tänase päeva pommuudis kogu Australian Openil. Teise asetusega Casper Ruud, alles värske US Openi ja French Openi finalist. Ikka US Openi ja French Openi finalist, panin ju täppi, on ju? No ma enne kui Riho võib-olla midagi ütleb, ma nagu 2 sõna, ma seda mängu üritasin ka nii-öelda silmanurgast jälgida.
ja nii huvitav oli see, et Kasper Ruud minust ei suutnud mitte kuidagi, vastane mängis loomulikult enda kohta väga hästi. Aga ütleme vastase nime ka ära. Jenson Brooksby, jah, ameeriklane. Ja, et ta ei suutnud nagu palli ära lüüa talle. Ja isegi pallivahetust oli, eks see oli ka taktikaline moment, et hästi palju lõikas näiteks, isegi lausa eest käega, nii et nagu isegi rohkem vaata, et sattus nagu, päris palju vahet sattus surve alla Kasper Ruud ja samas nagu vastane minu meelest üritas ka need pikemad pallivahetusi nagu vastu pidada. Ma ei välista, et ma nüüd ei tea, kui see temperatuur nüüd täna nüüd oli, ma tõesti seda praegu ei tule mulle pähe, et kui palav täna oli, aga kuidagi see Ruud oli peale teise seti kaotust ka selline nagu olekult oli selline, nagu jäi tunne, et ta nagu on kindel, et küll ta ikka selle nagu mängu võidab, et selline mulje mul jäi. Aga samas jälle ei olnud sellist nagu, kuidagi see nagu võitlusvaimu jäi natuke väheks. Muidugi pingutas ja võib-olla see oli petlik tunne, aga jah, ei olnud sellist, ta ei suutnud nagu ära lüüa palli vastasele, ma võtaksin kokku niimoodi, et visuaalselt niimoodi vaatad, siis ei saa aru, et kust need momendid tulevad ja pigem isegi vastane. Jälle ma statistikat, nüüd kuna sa küsisid selle mängu kohta, ma nagu ekstra ei vaadanud, aga ma usun, et seal oli ka ära löökides. Nagu nii, kui juba võitis, peavad need näitajad paremad olema tõenäoliselt, aga selline mulje jäi, jah. Jah, ei, selle Ruudi matš oli selles suhtes huvitav, nagu Toomas ütles ka, et minu jaoks oli üllatav, et tegelikult ülipalju oli initsiatiiv ikkagi ameeriklase käes kogu aeg ja isegi tundus vahepeal, et ameeriklane oleks võinud selle asja veel lihtsamalt ära lahendada ja kui ta oleks käinud veel rohkem võrgus, sest et ta tegelikult mängis võrgus väga hästi ja kes nägi seal just selle kolmanda seti lõppu, kui tal oli 3 matšpalli, eriti see 3. matšpall, kus tal oli võimalus matš ära lõpetada ja läksid väga pikaks need pallivahetused. Tundus korra juba selline tunne, et kui ta nüüd seda matši ära ei lõpeta, siis tal on kumm tühi ja tal on väga raske saab olema jätkata. Aga suutis 4. setis ennast mobiliseerida ja ikkagi selle matši võita, et Jenson Brooksby, jah, selline ebatraditsiooniline mängumees, võib-olla ei ole tal ka mingisugust nii super erilist servi, aga kindlasti ikkagi, kui Kaspar Ruud on oma parimast praegu ikkagi kaugel ja tema esitlusega kindlasti ta ise ka kindlasti rahule ei jäänud, et kes siin ka aasta lõpus vaatasid Kaspar Ruudi matše, siis natuke oli seda karta, et see võib nii olla. Et selline see mäng oli, aga kui meie pigadest rääkida, siis mis Kaia Kanepi puhul nagu, see oligi katastroof, see matš täpselt oligi katastroof, nagu me rääkisime, et kui peaks esimese ringis kaotama, et tegelikult see oligi katastroofiline kaotus. Ja teine asi, võib-olla üks asi on see mütsi teema. Ma mäletan väga hästi, mul tuleb meelde eelmine aasta, kui ta mängis Iga Swiatekiga ja tegelikult ka Arina Sabalenkaga, seal oli ka päris korralik palavus oli ja 3 tundi ju Iga Swiatekiga ilma mütsita mängis. Tennisistid teavad, mõnel inimesel on see müts peas, tundub selline võõrkeha ja sa ei taha mütsiga mängida, et ma saan sellest võib-olla isegi nagu aru, aga ise ka ei suuda mütsiga mängida, aga see selleks, aga mis võib-olla oli kummaline ja mida oleks võinud kasutada, ma imestan, et ta ei kasutanud ja miks ta ei võtnud medikali, ta oleks võinud ju võtta pausi ja väljakult ära minna, kui olid näha, et tal on väga rasked momendid. Rafael Nadal tegi seda jälle praktiliselt, vaatad 14-15 minutit oli väljakult ära, seal nagu ülipikalt oli väljakult ära, et oleks võinud ju, tennises on ju reegel olemas ja sa saad seda kasutada, et võib-olla see oleks andnud talle ikkagi teatava sellise nii-öelda restardi või võimaluse nagu uuesti saada natuke pea selgemaks ja värskemaks, et sellest oli natuke kahju ja mis puudutab Aneti mängu, siis jah, nagu ka Toomas ütles, see moment, mis ikkagi, ma arvan, et kindlasti ka Anetile kripeldama, et ta küll teise seti alguses sai selle murdega õnnega pooleks tegelikult. Magdalene Nett tegi seal ühe õnnetu vea game'i lõpus ise, aga need 2 järgmist servi game'i mõlemad kindlasti, sellisel tasemel, kui sa mängid ka sellise vastase vastu, kus mängib ühtlaselt terve matši, siis need 2 servi game'i kindlasti jäid kripeldama ja seal ikkagi Anett selgelt need mõlemad servi game'id ise tegi, need õnnetud vead, tulemas game'is olid topeltvea ja siis veel üks õnnetu rabak sinna esimeses game'is, kus see murre tagasi läks. See oli valus. See oli väga õnnetu ja see rabak oli ausalt. Ja, et see oli õnnetu moment, kus tuli see 15-40, et need olid sellised mõlemad, ütleme, see kindlasti oli selline moment, mis oli raske, aga mis võib-olla natukene
natuke tegin murelikuks, mida ma võib-olla ei näinud nendes matšides nii palju, mis ta siin aasta alguses Adelaide'is mängis Quinn Wen-Shengi ja Paula Badosa vastu, siis võib-olla see on ka seotud täpselt jälle sama teemaga, et see palavus ja kuumus, et võib-olla kui me muidu oleme näinud Anetti rohkem ka, noh, või mida ma ise nagu ootasin, et ta lööb ka rohkem joont selles matšis, et ta hästi palju mängis krossi, aga võib-olla sa tunnetas ka, et ei ole nii lihtne seal palava käes joosta ja teatud pallid eest käega, kus võib-olla tekib tunne, et võiks veel katta, tuleb kergemini see plokk ja see plokk võib-olla praegusel hetkel ei ole selline ka terav, et ta on selline suhteliselt kõrge kaarega ja aeglane, et pallid jäävad vastasele üsna hästi löögiulatus, et see võib-olla natukene selline moment, mis nagu torkas silma sellest matšist. Jah, aga tuleb kindlasti vastasele au anda. Magdalinett servis väga valusalt tegelikult, vaata, et peaksid kogu matš ja igati teenitud võit kindlasti. Te mõlemad olete teel praegult, ma tean, Tallinki tennisekeskusesse. Seal kahjuks eestlannade jaoks on üksikmäng lõppenud, aga Toomas võib-olla paari sõnaga võib tutvustada, milline see tase üldse nendel nädalatel seal Tallinki tennisekeskuses on olnud. Me natukene eelmine nädal sellest ka rääkisime, aga sel nädalal mulle tundub, et on kuidagi veel kõvem see, et selle hea indikatsioon on see, et eile mängisid omavahel sellised naismängijad nagu Janina Wickmeier ja Mona Bartel, aga kõvasid mängijaid top 300, top 200 on seal ju veelgi. No see teine turniir nüüd esimene asetus Kusmova ja siis Prasanna Paquet ja juba nimetatud mängijad. Ma nüüd siin ei hakka neid kõiki loetlema, et inimestel on võimalik ka vajadusel internetis juba täpsemalt vaadata edetabeli kohti, aga näiteks Janina Wickmeier, kes eelmise nädala turniiri võitis, need punktid ei olnud tal veel nii-öelda peal või kontos, võib-olla need oleks nii palju mõjutanud, et ta oleks ka asetuse saanud. Mis seal Mona Bartelil eile juhtus? Ei, tal oli seljaga probleem, et tegelikult ütleme väga selline, et on väga nii-öelda eluses peast näha, et võib-olla telepildis alati ei märka seda. Tal on selline suhteliselt lame löök ja ta tegelikult, ma usun, et isegi teine set, kui ta 1-5 peale andis nagu loobumise, seal oli see küsimus, et kui ta oleks õnnestunud teises setis ka kuidagi, tegelikult oli, ega see 5-1 nagu ei kajastanud mängu, et mäng oli ikkagi võrdne ka teises setis, et siis ta võib-olla ta vaatas seda momenti, et ta 3 settidest vastu ei pea, aga väga kihtilt tegelikult mängib, et need äralöögid ja kuidas ta seda kuidagi niisuguse näilise kergusega, aga Wickmeier on tuntud ka selline võitleja, nüüd ta on naasnud nii-öelda sinna turniiride karusselli, et on vaikselt oma vormi üles kruvimas, et see loos oli, ütleme niimoodi, just Bartelli seisukohalt eelkõige oli selline halb loos, et nad sattusid omavahel kokku, aga eelmine nädal ju Wickmeier võitis, ikkagi võib öelda kokkuvõttes ikkagi kindlalt suhteliselt võib öelda, need mänguepisoodid, mis ma nägin turniiri, aga jah, see tase on okei, ta on nagu selles mõttes võib-olla natuke kõikuv, et kui vaadata eilset avaringi, seal oli päris mitu sellist ka ühepoolset mängu, kus juures tegelikult vist oli Katriin Saar vist, kui ma ei eksi, mängis itaallanna vastu tegelikult päris, seal itaallanna tegelikult pakkus minu meelest Katriin Saarele täiesti oli variant, et esimese hetk läks kiiresse lõppmängu, seal oli setivõidu variandid olid väga head Katriin Saarel, aga teistes mängudes vastased olid näiteks türklanna, nimi ei tule meelde, kes mängis Helena Malõginaga, et esitas oma väga hea partii, aga samas, kui ma nüüd nagu kujutan ette, et näiteks ütleme tervena, ikka see seljavigastus, andis tunda Barteli mängus ja Wickmeier, et seda tüüpi mängijad tõenäoliselt selle Türgi tennisist ikkagi nii-öelda kotti panevad, aga jah, et ütleme, et meil Eestis ütleme nii-öelda individuaalturniiri, meil on siis võistkondlikus Fed Cupi, nüüd on Billie Jean King Cup turniiridel, me oleme näinud siin, ma ei tea, siin oli vist rohkem kui 10 aastat tagasi, mängis ju ühel hetkel kas 14 esisaja mängijat, siis mängiti Rocca al Mares. Et tegelikult on see peale seda VTA turniiri, need 2 turniiri on ju kõige kõvemad turniirid, mis on siin Eestis nüüd järjest olnud, et ikkagi see tase on ikkagi näha kohe, et kui ma olen ITF-i turniire kommenteerinud, siis
no siin ei ole nagu midagi vaja rääkida, et jah, me teame, et vahest on Kaia Kanepi osalenud nendel turniiridel, suvistel turniiridel ja siin mõni mängija tuleb tuttav ette, on see Sinja Kraus näiteks, eks on ja kes nüüd ka mängib, aga ikkagi see on juba teisest terast, et selge see, et päevasel ajal inimesed ei saa töö ajal käia seal vaatamas, aga ma täiesti soovitan tulla vaatama neid mänge, et see tase on väga korralik. Ja, aga sellega ongi meie tänane Välk podcast lõppenud. Peale Austraalia Openit koguneme kindlasti pikemaks ajaks ja siis on meil jutustamist rohkem, leiaks ka praegu jutustamist rohkem, aga kõigil meil kolmel on omad tööd tegemised ees ootamas. Aitäh teile, Toomas ja Riho, soovin teile tänaseks palju edu. Kõik head. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.